1925. aasta juulis külastab Tallinna Austria koondis, mis on oma turneel alistanud Rootsi 4-2, Soome 2-1 ja Viipuri linnameeskonna 8-0. Eesti publik tuleb 14. juulil Kalevi staadionile teadmisega, et vastaseks ongi Austria koondis, keda juhib maailma jalgpalli ajaloo üks kuulsamaid treenereid Hugo Meisel. Kohapeal selgub, et 3 austerlast on lahkunud Riiga ja neid asendavad soomlased. Eesti 6000 pealine publik võtab teadaande ametliku maavõistluse asendumisest mänguga Austria-Soome ühismeeskonna vastu vile, trampimise ja meelepahaga. Meie publik näeb suurepärast jalgpalli ja palju uusi kniffe. Näiteks seda, kuidas pall vastasest sihilikult auti lüüakse ja vintlööke, aga nähakse ka pahupoolt. Rohkelt lubamatuid võtteid ja salaja tehtud trikke, mille eesmärk on vastast vigastada. Näiteks meie värava löönud Arnold Pihlakul lüüakse välja hammas. Eesti annab kõva lahingu ja kaotab 1-2. Nurgalöögid on Eesti kasuks 10-6. Rahvas ei jõua ära kiruda Soome kohtunikku, kelles nähakse kaotuse peasüüdlast. Publik viskab vastaste mängijaid kividega. Keegi lööb jalaga väljakult lahkuvat austerlast ja külalismängijaid ähvardavad publiku hulgast isegi naised. Lärm on nii kõva, et Austria jalgpalliliidu aseesimees Richard Eberstaller lausub: kujutage ette, kui Viinis 50 000 pealtvaatajat igaüks sama suurelt kära teeks, siis oleks seda üle Austria kuulda. Tohutut huvi pakkunud mängu järel helistatakse Kalevi staadionile ja päritakse tulemuse kohta Tartust, Pärnust, Narvast, Rakverest, Kuressaarest, Aegviidust, Keilast, Narva-Jõesuust ja paljudest veelgi väiksematest kohtadest. Eesti spordilehe hinnangul oli tegemist suurima võistlusega, mida Eestis jalgpalliväljadel nähtud. 8 aastat hiljem tunnistab Eduard Elman, et tegemist oli tema karjääri kõige raskema mänguga. Meie jalgpalliliit võib rahul olla. Mäng toob talle sisse üle 113 000 marga.